Tere! Mina olen Nele ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeval nädalal kõige enam kõmu tekitanud uudised. Eesti Justiits- ja Digiministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti ja Rootsi vangla rendileppe eelnõu. Lepingu järgi annab Eesti Tartu vangla ruumide rendile Rootsile. Rootsi huvi on vähendada ülekoormust oma vanglates. Eesti otsib Tartu vanglale otstarvet ja riigieelarvesse raha. Õhtulehe lugejateni tõi selle loo Kristjan Väli, kes on ka minu tänane esimene saatekülaline. Tervist! Tere! No, ma saan aru, et see, kuidas tutvustati Rootsile seda lepingut ja see, kuidas tutvustati Eestile seda lepingut, on kaks täiesti ise asja. Et kui Eestis üritati nende kurjategijate sellist kuritegude raskusastet tunduvalt vähendada, siis tegelikult on meil oodata siia täisealised mehed, näiteks mõrvarid, seksuaal- ja majanduskurjategijad. Kõlab hirmutavalt. Jah, kindlasti see ongi niimoodi, et tegelikult ju sinnamaani läkski üsna hästi selle vanglarendi avalik diskussioon, mis eelmise aasta suve lõpus sügisel algas, kus siis jutt oli sellest, et vaatame, mõtleme, räägime läbi ja veel see kevad oli ka see, et nagu vaatame, räägime läbi, mõtleme ja siis tuli see teade, et nüüd on see nagu see eelleping või see on tehtud, on ju, et nüüd nagu vaatame seda ja see jah, kuidas nagu Rootsi ütles kohe välja, et saadame siis päris nagu hirmsad inimesed siia, siis Eesti poolt siis oli nagu see jutt jah, kommunikeeritud niimoodi, et raskete kuritegude toimepanijad, mis ei ole vale, aga lihtsalt ma arvan ka, et see ei ole võib-olla see koht, kus sellist poliitilist demagoogiat kasutada, et pigem nagu tuleks väga nagu otseselt rääkida, et näed, selline on see seis, et sellised on need inimesed, need on päris hirmsad inimesed, et nagu kas me tahame neid, mis me teeme, ja aga nüüd see diskussioon algas, et tegelikult ju ei ole liiga hilja, vaid ongi tegelikult õige aeg, aga lihtsalt võib-olla minu arust varem oleks pidanud juba natukene jõulisemalt rõhutama seda, et jah, et need inimesed, kes siia tuleks potentsiaalselt, et need on selles mõttes jah, pikaajalised vangid, aga nad on ikkagi nagu väga nagu koledaid asju korda saatnud, et nad ei ole piltlikult öeldes kommivargad. Nii et selles mõttes on arusaadav, et kohalikes tekitab see hirmu? Jaa, see on nagu väga arusaadav, et see on ju selles mõttes ikkagi 600 inimest, see on väga suur hulk, et see ei ole mingisugune mõnikümmend ja vaid see on ikkagi suur hulk pikkadeks aastateks, nagu ma aru saan, siis tuleb ikkagi nagu seda hirmu maandada ja hirmu maandamine on ju tihtilugu see, et tuleb lihtsalt rääkida nii nagu asi on ja siis ka hirmus saab lahti, kui sul on see teadmine, et need võimalikult madalale viidud siis on mingisugused riskid. Aga kas sa usud, et seda hirmu on tegelikult võimalik maandada selles suhtes, et see riskifaktor, et keegi sealt põgenema pääseb, see on ju alati olemas, see on igas vanglas alati olemas? Ja ikka, aga ma arvan ka, et see riskifaktor, et mul on üsna suur usk ikkagi meie selles mõttes justiitssüsteemi, õiguskaitsesse, kõigesse, et kõik nagu sellised, mis puudutab siis turvalisust, ma arvan, et see on ikkagi nagu kaetud ja kunagi ei saa 100% seda nagu katta, aga tuleb ka nagu meeles pidada seda, et Tartu vangla on väga moodne, see, mis ta on mingi 25 aastat vana, et ta on moodne ja ta ei ole nagu mingisugune nõukaaja pärandist laagertüüpi vangla, kus kõik on umbes kambakesi koos, niimoodi, et sa ei saagi aru, et umbes mis osakond kus lõppeb ja kõik on nagu selline, kuidas ma ütlen, siuke hirmus kompott, vaid see on ikkagi kambertüüpi vangla, kus on siis pidev jälgimine, kaamerad, moodne, et ma selles osas mul on nagu usk on, et aga mis on sinu selline kogemus seesuguste lugude kajastamisel, mis järgmine samm saab olema, kas kohalikud astuvad välja ja avaldavad meelt selle vastu või pigem jääb see samm vahele? Väga raske öelda tegelikult. Sellel puhul on väga raske öelda. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et mingisugune protest tuleb, on ju, et kirjad linnale, riigile, mingisugused päringud, ikkagi inimeste arvamuskirjad, mingisugused sellised asjad nagu tulevad ja ikkagi
mis on ühes ühiskonnas täiesti normaalne nähtus, igaüks peabki ju võitlema enda turvalisuse eest ja enda heaolu eest. Aga eks see muidugi jälle seotud sellega, et kui nagu suur usk inimestel endil, nagu tartlastel näiteks just on, ise nagu politseisse ja sellesse, et kuidas siis nagu vangla massu ajab. Ja ma usun, neil on üsna suur see selles mõttes, ma mingisugust väga nagu mastaapset nagu meeleavaldust või midagi nagu ei arva, et tuleks. Et pigem mis need ju eelmisel sügisel ajakirjandus ikka küsis ka inimeste käest nagu rohkem, et näed, siuke idee on. Ja siis oli see läbiv jutt oli ikkagi see, et noh, et kui riik raha saab ja kui nad ikkagi nagu koju lähevad, et see on nagu hästi tähtis nende jaoks. No riik raha saab ja oluline on siinkohal ära mainida, aga kindlasti see nüanss, mis on inimesi kindlasti huvitab, et Eesti maksumaksjad need vangid ei koorma. On ju? Ja no selles mõttes ongi, et meil ei ole ju muud nagu head, suurepärast varianti sellega, et me olemegi lihtsalt selles mõttes, seal tulebki teha mingisugune otsus, et meil ei ole väga head otsust, muidu oleks see tehtud, et noh, mis need olid, et nagu maha müüa või siis kellegile välja rentida, kes seda osta tahab, on ju. Ehk siis räägime praegu sellest kasutuna seisvast vangla osast, eks? Et ikkagi, et selles mõttes on sellega nagu plussid ja miinused, et sellist valikut ei ole, kus on plussid, sest muidu ka ju poliitikud teeksid seda otsust, on ju. Et me olemegi siis sellises keerulises seisus, kus tuleb teha mingisugune otsus, aga jällegi üldsegi selle nagu nii-öelda see otsuse tegemine, see ei ole, seal ei saagi olla mingisugust head, mina leian mingisugust poliitilist nii-öelda tulemust, et isegi kui see rendisüsteem kõik töötab ja me saame see raha ja kõik on nagu, ei juhtu midagi, siis ega keegi ei hakka niivõrd kiitma, et näed midagi juhtunud, et küll on tore aine, sellepärast, et siis on lihtsalt see, et aga miks oleks pidanud üldse midagi juhtuma, et loomulikult ju. Sa juba poole sõnaga ühes enda vastuses mainisid, aga räägime ka selle üle, et pärast karistuse ärakandmist pole võimalust, et nad jääksid siia elama, et lepingu kohaselt nad lähevad ikkagi kodumaale tagasi, on nii? Jah, see oli siis, ma saan aru, et selline nagu punane joon ka alguses peale, et mis on nagu igati loomulik ka, et neile tehakse siis tõenäoliselt siis sissesõidukeeld ka nagu pärast vabanemist, et Eestisse. Ja siis see, et nad pärast vabanemist ei saa siis, et nad viiaks otse siis Rootsi, kus nad siis nagu välja saavad, mis on hästi nagu selline baas, minu arust selline nõudmine ka, et mis kindlasti peaks olema. No millal esimesi vange Eestisse oodata on Rootsist? Vot ei tea, et ma vaatasin ühte Rait Kuuse intervjuud, kus ta ütles, et nemad on kõige varem võimelised võtma järgmise aasta sügisest või siis nagu aasta teises poolest. Aga eks ma arvan, et võib-olla läheb kauem, sellepärast, et selle lepinguga see tekitab nii palju küsimusi ja nii palju sellist avalikku diskussiooni, et ma ei usu, et see nii libedalt läheb praegu, et aga Nii et seda diskussiooni on aega pidada umbes aasta aega, enne kui asjad päriselt juhtuma hakkavad. Ja sina, ma saan aru, et hoiad sellel diskussioonil ka kätt pulsil ning tood need arengud ka Õhtulehe lugejateni. Jah, kindlasti. Minu jaoks on väga huvitav sellepärast ka, et seal on nagu natuke seda, et tegelikult see on nii uudne, nii suur nagu projekt, et me ei tea nagu, mis asjad seal võivad nagu välja tulla või mis nagu küsimused võivad tekkida, et väga huvitav jälgida. Kristjan, ma tänan sind selle kommentaari eest. Aitäh!